kiire. On avastatud, kuidas Iraan suudab endiselt hingata, hoolimata Ühendriikide poolt Hormuzi väinas kehtestatud laastavast blokaadist. Mida paljud pidasid peaaegu täielikuks piiramiseks, paljastab nüüd strateegilise lünga põhjas, mille kaudu režiim püüab säilitada osa oma logistilisest, kaubanduslikust ja operatiivsest toetusest. Selle asemel, et sõltuda ainult planeedi kõige enam jälgitavast väinast, hakkas Teheran toetuma vähem haavatavale marsruudile, mis on seotud Venemaaga, et võita aega ja vältida kiiremat kokkuvarisemist. See näitab, et Ameerika surve Hormuzi väinas tabas otse Iraani struktuuri südant, kuid paljastas ka alternatiivse tee, mis hoiab režiimi veel püsti üha lämmatavama kriisi keskel. Sel laupäeval, 18. aprillil 2026, ei ole keskne küsimus enam ainult laevade liikumine Pärsia lahes. Fookus on nüüd ka vähem räägitud, kuid üha olulisemal koridoril, mis on Teherani logistilise ellujäämise jaoks tähtis. Mis tegelikult toimub? Ameerika Ühendriigid on alustanud tingimuste loomist miinide eemaldamiseks Hormuzi väinas ning Ameerika merevägi teatas 11. aprillil, et 2 sõjalaeva ületasid piirkonna just selle operatsiooni ettevalmistamiseks. Kuid isegi pärast Iraani teadet läbipääsu avamisest püsib risk endiselt. See jäi kõrgeks. Reeded 17. aprillil ütles Reutersi poolt nähtud mereväe hoiatus, et miinioht Hormuzi väina osades ei ole veel täielikult mõistetav ning piirkonna vältimist tuleks kaaluda. Kes on selle loo keskmes? Ühel pool on Iraani režiim ja islami revolutsiooniline kaardivägi. Teisel pool Ameerika Ühendriigid, kes on suurendanud sõjalist ja merelist survet. Sellesse sekkub ka Venemaa ja Iisrael. Venemaa, sest ta on tugevdanud Kaspia mere kasutamist kaubateena Iraani jaoks. Iisrael, sest teatas märtsis, et tabas Iraani mereväe sihtmärke Kaspia merel, näidates, et isegi põhjakoridor ei ole sõjahaardest väljas. Ja miks see siis nii oluline on? Lõunas on Hormuzi väin endiselt maailma kõige tundlikum punkt energia ja kaubanduse jaoks. Kuid põhjas on Kaspia meri tähtsust juurde saanud, sest sellest on saanud hädaolukorra väljapääs. Kui Hormuz on blokeeritud, muutub kallimaks või kujutab endast pidevat ohtu, otsib Teheran teist teed, et hoida kauba ja toiduvoogu ning majanduslikku toimetulekut. Just seda näitas Reuters märtsis. Vene ettevõtted taastasid teravilja ekspordi Iraani läbi Kaspia mere. Ja seda marsruuti hakati pidama kõige turvalisemaks marsruudiks iraanlastega kauplemiseks pärast Hormuzi sulgemist. Kuidas see koridor töötab? See ei asenda täielikult Hormuzi, kuid annab režiimile aega juurde. 5 laeva laaditi Venemaa Astrahani sadamas umbes 22 600 tonni teraviljaga, samal ajal kui 19 ootasid lossimist Iraani rannikul, teatas Reuters. See näitab üht rasket tõde. Sõda ei peeta ainult rakettide, droonide ja kõnedega. Sõda sõltub ka sadamast, laevast, kaubast, kindlustusest ja avatud marsruudist. Kui lõuna satub ohtu, muutub põhja hapnikuks. Ja just seda hingamist ei taha Iraan, et maailm selgelt näeks. Kui vaadata laevade liikumist, muutub pilt veelgi paljastavamaks. Reeded üritas umbes 20 alust Hormuzi ületada pärast taasavamise teadet, kuid paljud peatusid või pöördusid tagasi. See näitab, et hirm on endiselt reaalne. Läbipääsu võib küll kuulutada avatuks, kuid tõeline turvalisus pole veel kaugeltki tagatud. Ja just selles lõhes kõnepruugi ja tegelikkuse vahel püüab režiim endale ruumi võita, kehtestades koordineerimise islami revolutsioonilise kaardiväega ja luues alasid, mida Iraan ise nimetab turvalisteks. Miks see Venemaaga seotud marsruut nii palju häirib, sest see vähendab, isegi kui vaid osaliselt, mereblokaadi vahetut mõju lõunas. Kui Hormuz on nähtav kaelaveen, siis Kaspia on peidetud soon. See ei lahenda kõike, kuid takistab kiiret kokkuvarisemist. Ja see seletab, miks Moskva reageeris nii selgelt, kui sõda sinna jõudis. 24. märtsil ütles Kreml, et suhtuks äärmiselt negatiivselt konflikti laienemist Kaspia merele. See lause ei tulnud juhuslikult.
See näitab, et see piirkond on muutunud tundlikuks tsooniks nii Venemaa kui ka Iraani huvide jaoks üheaegselt. On veel üks otsustav punkt. Turg on juba aru saanud, et kriis ei ole lõppenud. Reuters teatas 15. aprillil, et naftatankerite liiklus Hormuzi väinas on endiselt madalam kui enne sõda. Ja 13. kuupäeval avaldatud analüüs väitis, et Iraani poolt väina sulgemine murdis aastakümnete pikkuse mustri ja muutis riskihinnangut piirkonnas. Teisisõnu, isegi vaherahu ajal jätkub strateegiline kahju. Maailm on hakanud nägema, et Teheran on valmis kasutama seda väina relvana. Ja seetõttu omandab iga alternatiivne marsruut režiimi jaoks kohese väärtuse. Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem küsimus lihtne. Miks Iraan ei taha, et see marsruut oleks vestluse keskmes? Sest see paljastab haavatavuse. See näitab, et lõunas surve all olev režiim peab otsima toetust põhjast. See näitab kasvavat sõltuvust Venemaast. See paljastab, et jõuretoorika varjab kiiret vajadust tagada varustus, kaubavood ja ajavaru. Ja see näitab ka, et vaidlus ei käi enam ainult kuulsa väina pärast. Nüüd hõlmab see kogu Iraani ellujäämise kaarti. Millal see hoogu juurde sai? Viimastel nädalatel, kui sõda on laienenud. Ja Venemaa ekspordi taas alustamisega põhja kaudu lõpuks on see, mis päevavalgele tuli, tõsine režiimi jaoks ja paljastav kogu maailmale. See, kuidas Iraan veel hingab, ei ole enam saladus. Isegi USA tugeva blokaadiga Hormuzi väinas püüab Teheran ellu jääda, kasutades paralleelset marsruuti, et säilitada voog, varustus ja ühendus oma liitlastega. Aga kui see päästeventiil kord avastatakse, lakkab see olemast kasulik. Silenciosa ja vira punto de pressão. Ja just siin muutubki olukord. Iraani režiim püsib elus, kuid hingab nüüd raskustega, on pideva jälgimise all ja tal on üha vähem võimalusi varjata, kust tuleb see hapnik, mis veel takistab täielikku lämbumist.